AdFarmi kaarti kasutades ja veebirakendust vaadates leidsin kaardi pealt triibud, mille järgi, mida nagu visuaalselt silmaga näha ei olnud. Et olid erinevused biomassis ja selle järgi järeldasin, et minu väetiseküllik tegi vea. Jättis osa pinda külvamata. Pärast vea avastamist tegime kontrollkaalumise. Kontrollkaalumine näitas, et tõesti 2 tehnoraja vahel oli 4-meetrine ala, kus sai vähem väetist. Ja pärast seda sai väetiseküllikut ümber asjada. Lisaks väetisekaartidele saab AdFarmis vaadata ka põlluajalugu, et mis on biomassi seis praegu, biomassi juurdekasv olnud, aga samas minna ka aastaid tagasi. Kui on näha see aasta mingisugune probleem, saab vaadata, et kas see probleem on 1-aastane või on korduv. Vastavalt sellele saab see reageerida ja minna vaatama, kas on mullas on füüsikaline probleem, keemiline probleem mulla analüüsidega ja proovida otsida lahendusi, et saada põllud ühtlasemaks. AdFarmi äpist tellisin ma omale Endester Bluetooth tööriista, millega siis saab teha põllu peal hästi täpseid selles mõttes mõõtmiseid, mis ütleb, et mitu kilo lämmastikku võiks panna antud hektarile koha peal. Satelliidinfo tihti on natukene üldisem ja seal on väiksed vahed sees. Mõõtmist teha on väga lihtne. Põllu peal valid sobiva koha, teed 30 mõõtmist ja mõõtmine läheb automaatselt sinu AdFarmi kontole ja jääb sinna ajalukku alles.